tere hommikust! Siin olla. Korras. Kas võin järgi tulla? Jaa, aga laps ei pea tulema, laps saab ise ka tulla, ta teab tulla. Okei. Juuksed tulid talt ära. Ma jälle mingi super ilusana siin kaameres. Aga peale hommikust ja mingit aega filmist ma ei olegi rohkem jõudnud midagi. Ja ega väga midagi ei olegi, sest ma olen terve päev mingi, ma ei tea, nii läbi olnud. Eile õhtul juba hakkas mul veits halb. Aga ma arvan, et see on sellest, et ma olen nagu ainult mingi trennide ja kõige vahet ja ma ei maga korralikult, just sest lapsed. Ja siis keha tahab nagu puhkust. Ja lisaks trennidele ma olen kogu aeg käinud jalutamas. Et ja mul on täna mingi 0 motti ja 0 tuju, nii et käisin otsimas Noorale antibiotsi ja ei olnud mitte kuskil. Nüüd tulen Kakumäelt, sealt lõpuks sain ja liigun Rokamäkki. Stressisööja nagu ma olen täielik, aga ma ei ole täna praegu praktiliselt midagi söönud, näksinud, nii et ma söön oma selle ära ja täna rohkem midagi ei söö. Rohkem. Ja homme jälle tubli. Peale puhuda või? Siis hakkab parema. Ma panen sulle praasti peale. Nii lahke sinust. Kas ehitame veel või? Sa tegid torni katki. Pane torn kokku tagasi. Läheda. Ma lähen selle samaga vihma, mille peal ma olen. Tõsi ka, jah? Jaa. Nii kööki ei lähe. Tee veel. Mis tegid? Kust tuled? Keekid. Mis sa tegid niimoodi või? Mis see on? Teed puuksugega või? Jaa. Tere hommikust! Ma nüüd üritan teha mingi kiire meigi. Ja meie kodu on lihtsalt totaalne mess. Midagi nii kohutavat, et isegi ei oska kommenteerida. Mu meigipintsid on isegi kadunud siin majas. Lihtsalt ei leiagi seda nüüd ülesse. Tahad välja tulla või? Oota, issi kohe tõstab su. Kohe. Oot.
siis. Jälle. Igatahes me lähme Nooraga männiparki uisutama esimest korda. Või noh, Noora on esimest korda uiskudel, mina üle mingi, ma ei tea, lapsena ma käisin. Oli kunagi üks naabritüdruk, kui ma elasin ka Õismäel oma perega ja veel mitte Muugal. Siis kõrval majast oli üks tüdruk, kes elas oma vanaemaga. Ja nad käisid kogu aeg preemiaealisi, siis ma käisin ka nendega kaasas. Ja tohutult meeldis uisutada. Aga jah, sinna see jäi ja siis peale seda ma ikka veel natuke uisutasin. Aga jah, aga nüüd ma ei ole üldse käinud ja Noora pole ka kordagi käinud. Ma eelmine aasta ta oli juba 3-le piisavalt suur, kus ma mõtlesin, et ma nagu võiks taga minna, aga siis ma olin rase ja siis ei saanud ja või ma ei riskinud minna. Ja siis täna on seal männipargis kella 12-1 veel Elsa ka uisuplatsil. Nii et mis oleks nagu veel parem. Nii et Noor on väga elevil, kui ma eile ütlesin talle, et me lähme. Ja siis mul sõbranna oma lapsega tuleb ka kaasa. Ja siis me lähme koos ja pärast seda Nõmme Sõõriku kohvikusse ka. Me olen Nooraga üliammu käinud niimoodi. Kohvikus üldse nii raske on leida nüüd kuidagi aega. Velle! Velle! Leida aega selleks, et teha lastega üks-ühele tegevusi. Näiteks nagu Nooraga saab ülipalju juba teha, aga meil on kas lasteaed, siis trennid, minul, temal endal, siis nädalavahetused üldiselt on meil kas mingid, nüüd ongi sünnipäevad, mingised kummagil ära broneeritud või siis me lähme maale või siuksed kogu aeg on pukitud, ja või siis nad on haiged, järgmine variant on ju, siis ma ei lähe ka mitte kuskile. Ehk siis nagu nii raske on leida nagu jah, seda üks-ühele aega selles mõttes, et olen siin iga päev temaga mänginud legodega, lauamänge, puslesi pannud, ma ei tea, barbidega mänginud, mis iganes, et seda ta jah saab iga päev ja samamoodi emma. Aga nagu siukest, et me läheks kuskile ainult kahekesti ilma ühe või teise õeta või midagi, siis seda on nagu ikka täiega väheks jäänud praegult nagu lasteaia perioodil ja talvisel perioodil, siis nii vähe on valget ja kõike ka. Ja emmaga on ju eriti raske, sest kinno ma taga veel ei lähe, suve lõpus ma tahaks taga proovida minna. Uisutama ma taga ka veel ei lähe, minu jaoks on nagu ta veits liiga väike ja järgmine aasta nagu saaks. Ja see on ujuma variant. Ma olen taga ennem käinud ka ujumas ja talle väga meeldib. Aga jälle see, et aeg leida. Pluss, kuidas ma ütlen Noorale, et sina ei tule kaasa. Samamoodi emmal on üliraske nagu ja õnneks on emma veel veits toitu, et temaga saab kuidagi nagu ära, et te teete issiga seda või midagi. Noora on nagu mingi noppe. Ma ei tea. Üliraske on nagu leida neid aegu. Ma juba lihtsalt nii ootan iga asja pärast kevadet ja suve. Sest ma üldiselt olen teinud suved suhteliselt vabad neile lasteaiast. Nii et siis on nagu rohkem aega käia, teha ja üldse saab palju õues olla hetkel kuidagi. Kui keegi on haiged ka, siis ei saa ja ma ei tea. Nii et täna siis lähme ja teeme ja oleme. Ja ma tahaks minna mingi päeva rokka nendega mängima. Mis riided sa valisid mulle? Ma veel ei ole valinud. Kohe varsti valin. Või jätame teised riided alla? No trussikud jätad alla. Kas me jätame teised riided alla, kui me paneme kombeka? Ja ikka jah. Selle kombeka, millega ei puisutada. Talvekombe emme paneb ka. Seepärast, kuna me läheme õue uisutama. Miks? No sest uisutatakse õues, sest see on jää. Ja pärast lähme kohvikusse. Ei taha. Ei taha kohviku või? Ei, ma tahan otse minna koju siis. No vaatame seda asja. Herald tahab küll minna sõõrikuid sööma. No ei taha.
okei, ärme siis lähe. Ärme siis lähe. Sina võid minna. Mina võin, sa oled üksi koju või? Ei, sa võid mu koju sille söörikusse. Aga mina sõõrikuid ei taha. Miks? Ma tahan ikka söörikut. No ikka tahad ja seda ma arvasin, et sa ikka tahad. Jaa. Mine vali endale retuusid ja särk ja sokid. Ma tahan ka sinuga valin teksad. Ei, teksadega on sul paha. Ma tahtsin sisse minna. No teinekord saab sisse. Elsa tuleb õue ju. Elsa käib õues kogu aeg. Miks ta väga kaugel elab? No vot, ma ei tea. Kas see Elsa sellega on meil laevamängukal täis? Laevamängukal. Laevamängukal. Kus laevamängukal sul Elsa käis? Kus sinu, meie ja sinuga seal, kus Traana oli. On mingi lühis täielik. Ma kusjuures ei tea, millest sa räägid hetkel. Suvel käisime. No jah, ju siis Kas küll. me käisime kleitidega? Ma arvan küll, jah. Tegelikult oli juppe meil. Okei. Miks ma tahtsin kleitidega? Kuule, mine nüüd vali riided. Nagu sinuga. No ma kohe tulen, ma teen ennast korda ära. By the way, eile oli jälle mingi suhteliselt siuke nõme õhtupoolik. Vahepeal ma ikka mõtlen, et ma ei handle seda emaduse värki üldse nii hästi, nagu ma arvan, et võiks. Noora ema jälle kaklesid, Noora kiusas emad või nagu midagi ei lubanud tal teha. Et umbes emme peab tegema, aga ema tahtis midagi teha mänguasjadega seoses siis. Ja siis Noora tuli ja ema nuttis ja siis ma ütlesin ka, et miks sa jälle kiusad õde ja olin nagu kuri ja et noh, miks on vaja kräunutada ja bla bla bla, ehk siis nii-öelda riidlesin temaga. Ja siis lõpuks Noora esimest korda karjus, et kõik ainult riidlevad ja karjuvad mu peale kogu aeg. Kõik te ainult karjute. Või kuidagi niimoodi ja siis läks jalgu trampidesse suurde tuppa ja oli täiega õnnetu diivani peal. Siis ma olin mingi GG, aasta ema tiitel läheb mulle kindlasti. No. Siis see oli täpselt nagu meie noaga otsas südamesse pussitamine. Ja no ma saan aru tast, et meil ongi viimasel ajal väga palju nagu mingisuguseid probleeme. Ma iga päev küsin talt, et kas... Mulle enne sellised püksid. Võta siis mingid teised. Või emme pärast aitab sul nüüd jalga. Ja nagu... Need mahuvad ikka. Okei. Ja nagu... Ma kohe tulen aitan. Mine praegult, ma kohe tulen aitan. Ja nagu ma iga päev küsin talt, et kas sulle meeldib, kui emme on kuri ja peab kogu aeg häält tõstma selleks, et sa kuulaks, mida emme ütleb. Sest ta lihtsalt muidu ei kuule. Või nagu ei taha kuulda. Ta lihtsalt, ma ütlen, et palun ära tee. Ja ta teeb ikka edasi. Ja nagu ma olen selles mõttes ka alati seda meelt olnud, et mis sest, et ta vanem on, siis ta ei pea kõike jagama emmale. Ja tema võib ka mängida vahepeal, võibki emma siis nii-öelda peab aru saama, et ta ei saa kogu aeg kõike, et tema on väiksem või mis iganes. Noh, kohe. Ja, aga ma ei saa ennast ära meigitud, kui ma kogu aeg siin ei. Ja selles mõttes ma olen alati nagu seda meelt olnud, et noh, suurem ei pea jagama või olema see mõistlik või et suurem on alati süüdi. Tihti on ka emma süüdi, ma tean, kui raske iseloomuga ta on ja milline väike kurat ta on. Et
aga ikka jah, noorel on mingi siuke Mulle ei mahu elab. testimise periood ka, et käitub umbes nii nagu tahab ja ma ei tea. siis ongi, mul on kogu aeg tunne, et ma ainult riidlen ja olen mingi kuri ema ja ma ei taha olla ja siis, kui ta eile seda veel ütles ka, siis me läksimegi pärast temaga tema tuppa, istusime voodis, tema mus üles ja siis rääkisime pikalt, et miks tal need tunded ja emotsioonid tekkisid ja pikalt sellest kõigest protsessist ja kõigest. Igastahes väga tore. Lapsed on imelised. Nii. Heino kuulab mingeid imelikke laule seal teises toas. Ja saate aru, et meie passipult on kadunud. Nagu võimendi passipult. Ja... On need püksid. No pane need. On need flamingoga. Ja see pass ikka normilt nagu peksab. Ja siis me oleme esimesel ja mu 3. korruse naaber tuli ükskord siin mingi kuu aega tagasi. Et umbes, et kas teie ei kuule, et keegi kuulab väga tihti mingit kõva muusikat, nagu selline ikka nagu siuke pum-pum ja siuke mingi. Need sobivad natuke. Ei ole küll kuulnud. Ja siis... Need sobivad natukene. Ja, tule siia voodi peale, ma aitan. Igatahes. Ja siis... Ja. Nüüd oleme meie, sest meie võimendipult on kadunud ja me ei saa passi madalamaks panna, aga me kuulame ainult päeval ja väga harva. Igastahes me nüüd setime ja siis pärast. Emme, palun pane. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Ära söö seda. Pärast kutsud pissivad, sa sööd. Ma tingin selle esile. Tuppa me seda ei võtta. Ei, sa võid selle jätta õue ukse juurde, et siis kui me õue tuleme, siis sa kingid selle issile. On jo? Ei. Jaa. Seeing eyes of mine, what it feel beside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you. Nii, ma polegi jõudnud siia rääkima. 2. Ma olen terve hommiku kolistanud, meil on juba 1:30 ja nüüd ma teen võikud lastele ja siis ma hakkan süüa tegema midagi lõunaks, sest koristamine nii palju aega võtnud ja ma ei ole suurt midagi jõudnud tegelikult teha, nii et mul on veel nii palju teha ja Saskia hakkas siin nii jaurama ja nüüd emma ja nii et ma teen neile võikud. Saskia sai just püreed ja siis pean midagi süüa ka tegema ja siis proovime koristada jooksvalt veel edasi.
nii, teen vist makaronisalati. Kell on nüüd 2:30. Ja ma väsisin nii ära, ma sain just söögid valmis. Tegin kõigile eraldi salatid. Endale eraldi. Siis teistele eraldi ja Saskele eraldi. Ja mul tuleb ema täna ööseks siia. Nii et siis ta saab ka ja siis teistele saab porstikesi teha sinna kõrvale. Aga ma olen nii väsinud, ma ei tea, kes kõik selle ülejäänud kodukese ära koristab. Ei tea. Peaks tegema endale kohvi ja sööma, äkki siis tuleb energiat. Panen siis kohvimasina tööle. No hello, mingi väga korralik lumi hakkas sadama, kui ma siin küüntes käisin vahepeal. Lasin ka lõpuks küüned korda teha. Ja no mega lühikeseks lasin teha vahelduseks. Viskas täiega üle juba see väga pikk küüs. Nii et vaatame, nüüd lähme käime poes ja siis koju tagasi. Kisab vahet pidamata? Kes see ainult kisab? Sina või? Kas sina kisad niimoodi või? Kes see on? See on Saskia. Kisakõri Saskia. No, peitu ema. See ainult kisab, nüüd midagi teha ei saa. Ainult kisad, tahad ainult, et sinuga tegeletakse kogu aeg, aga ei saa kogu aeg. Ainult kisab see väike saakas. Keegi ei tohi. Ei tea, kas sul tuleb äkki mõni... Kas tuleb mõni ammas, et sa selline pujäänik oled? Hakkasin jälle kodust liikuma, jõudsin toad korda teha. Ja nüüd on mingi hüpetega trenni. 20 minuti pärast hakkab trenn, ma hakkasin kodust liikuma, ma lähen jala sinna.
Ma panin trenniriided kohe selga, et ma ei jõuaks. Ja tegelikult ma täiega võtan hoogu, et mul oleks vaba hetk, ma tahan millestki teile rääkida. Ma läksin ühte trenni veel siin eilsest. Homme on ka sedama trenn, aga ma räägin sellest siis, kui mul on vähe rahulikum. Hetkel ma kiirustan MyFiti ja siis peale mind läheb Heinu kohe trenni. Nii et vaatab siis, ma nüüd üritan ülikiire sammuga siit minna MyFiti praegult. Nii et näeme trennis. Emma, tule võta tegu ja lutu, ära riidle, tule. Ära mine teda torkima. Emma, kallis, palun tule siia. Tule emme kassu, tule. Mul sai see kreem otsa. Ma võin selle mustada ja selle. Ei, praegult ei või, siis ma alles hakkan teda kasutama pärast. Okay. Me peame su näoga puhtaks pesema ja pärast kikud ära pesema. On ju? On nii või? Ära seda maha võtta. Ja kas siit näost ma võtaks küll? Tere hommikust. Meil on mis kell on juba 3:10. Saskia magab, varsti peakski tegelikult tärkama. Ma pean kell 11 hiljemalt hakkama juba välja liikuma põhimõtteliselt nendega. Lähme Nooraga arsti ju, või noh kõigiga, aga Noora pärast nii-öelda kõrvu kontrollima. Ja ma teen vaikselt ennast korda siis. Ja siis vaatab, kas ma käin. Sellega peab joonistama. Ja siis ma vaatan, kas me käime kõik poes. Noora läheb teistega ja issiga laupäeval sünnipäevale sugulase lapse. Ja kinki on vaja osta. Nii et vaatab siis, pean käima ostma kingi ära. Oot. Ja te ei kujuta ette, kui valusad mu kõik kohad on. Mul on isegi nagu kaela niimoodi valus teha. Siit on kõik nii valus. Sest ma olen iga päev niimoodi käinud, nagu trennides ja värki. Ja kuigi mul lihased valus, ma lähen ja teen veel peale. Jõhker. Ju ära oodata, millal need lihasvalud ja asjad ära lähevad, sest see on ikka nagu suht trends. Oota, mis tegid? Puhas. Jaa. Nii et õnneks ilm on päris soodne käruga minemiseks, nii et ma olen selle üle väga õnnelik. Muidu ma lihtsalt suleks ära ja siin on lihtsalt veepleks, sest ma pesin hambaid. Takk. Täna on kolmapäev. Teemegi siis väikse kokkuvõtte. Täna on kolmapäev. Esmaspäeval ma käisin trennis. Ma tahtsin tegelikult rääkida, issand, ma kiirustan ühelt asjast teisele. Igastahes eile, kui ma trenni läksin, siis ma ju tahtsin rääkida ühest asjast. Kuhu ma läksin. Nüüd 2 korda nädalas käin. Aga mul ei olnudki vaba hetk, et rohkem rääkida. Igatahes ma läksin tantsima tagasi. Kunagi enne lapsi ma tantsisin ka väga kaua, üle 10 aasta. Käisin võistlemas, saavutasin päris häid tulemusi lõpuks. Et oma selle grupiga, kellega me tantsisime, me olime küll Soomes saavutanud esimest kohta, küll Leedus esimest kohta, Eestis mitmel korral esimest kohta, äkki Lätis ka. Ma ei mäleta, kas oli esimene või mõni muu. Igatahes
meil läks nagu tegelikult väga hästi ja ma teadsin, et ma ei suuda ennem nagu tantsimisest kui sellisest niimoodi loobuda, kui ma kunagi lapsed saan. Ja nii läkski, ma jäin Noorat ootama. Noora, Miia, lase Teeli välja. Tee pesa uks lahti. Okei, no tore. Emma, pane kinni ja lase uuesti. Teele ka... No tore. Ja läks kisaks. Nii. Nagu ma tahtsin nüüd siit rääkida. Igatahes siis lõpetasin tantsimise ära. Ja ma olen nagu täiega tundnud puudust sellest. No Emma, teine kord lased sina. Täiesti lootused. No tore, nüüd asjad lendavad. Emme viskab selle prügikasti praegult. Kuulsid? Kas viskan ära? Kas viskan ära? Nii kui ei saa seda teha, mis tema tahab, siis kõik lendab ainult röögib ja karjub. Igatahes, issand. Mul sõbranna, kellega ma tantsisin koos, kutsus juba mõni aeg tagasi. Ja siis ma ütlesin, et ma ei saa, kuna need on täpselt nendel aegadel, kui on Nooral trennid ja need on veel kesklinnas. Ja siis ta mingi aeg kirjutas, et ma olen ikkagi oodatud ja põhimõtteliselt, et mingi võistlusteema tuleb ka sisse, et võistelda. No ja see oli täpselt nagu mingi haavale soola raputamine. Ja siis ma rääkisin lõpuks Hennule sellest, et siukene võimalus oleks. Väga ilus. Ja siis Hennu ütles, et mine nagu käi proovi ära. Ma käisingi esmaspäeval proovisin ära ja no millest me räägime, no. Väga hea oli jälle tantsida ja koreograafia järgi ja üldse nagu see on hoopis midagi muud. Nii et siis ma otsustasin, et ma hakkan seal käima. Ja siis kuidagi saab Nooraga trenni viidud ja käidud ja tehtud, nii et... Aga ma ei lähe täna trenni. No ikka võiksid minna. Ma ei taha. Kas sul on mingi trennistreik? Ma ei tee kaasa. Miks sa enam ei taha trennis käia? Noora see vildikas, millega sa näkku joonistad. Palun too need siia. Palun too need siia. Noora, palun too need Emmele. Sest sa oled nendega näkku joonistanud ja nendega ei joonistata näkku selle pärast. Palun anna Emmele. Teine ka. Ma ei ütle rohkem üks. Selge, Noora, läheb üldse prügikasti, kui niimoodi käitud. Ma ei või nendega mängida. Kas mina joonistan vildikatega näkku endale? Joonistan vä? Noh, miks sina seda teed? Ma tunnen, et see meik oleks midagi silma alla panna. Kas ma teen sinise vildikaga endale silma alla vä? See. Ullana. Ma just ei jõua selle jutuga mitte kuskile põhimõtteliselt, läksin ma tantsima tagasi, ma olen mega rahul. Veidike raske on nüüd, ajaliselt ja kõike. Aga ma loodan, et me kuidagi handlime ära selle. Ja siis ongi, et ma täna lähen ka sinna, kuigi Hinnu on Narvas. Ja ma loodan, et ta jõuab normaalsel ajal tagasi, et ma ikkagi nagu saan. Ja siis ma pean peale seda käima ema töö juures, võtma ühed asjad nädalavahetuseks ja homme neljapäev on ju. Hennul on homme trenn ja reedel läheb Hennu juuksuri ja viib plikad Maku juurde ehk ta ema juurde, sest mul on juba mingi 1,5 nädalat edasi lükanud seda Hauli näiteks video filmimist. Ja mul oleks vaja see nagu ära teha enne nädalavahetus kindlasti. Ehk siis ma filmin selle ära. Ja Maku Noora pikalt. Ja plikad on niikuinii ammu juba tahtnud Maku juurde minna, nii et siis nad saavad olla. Ma ei teagi, kas nad jäävad ööseks või palun. Või lähevad lihtsalt mingi 8 tunniks. Siis ma teen selle ära. Siis ma pean laupäevaks ka selle ühe video kokku ära panema. Eile õhtul alustasin. Jõudsin pool valmis ja ma tegin 2 tundi seda.
siis ma olin lõpuks nii väsinud, et ma läksin magama ära. Ja laupäeval me lähme Saaremaale sõbranna sünnale üllatusvärki tegema. Nii et ta ei tea, me lähme ööseks. Nii et siis me saame natuke kodust eemale. Ma ei tea, kui palju ma seal filmin. Ma ei ole eriti hea filmimises, kui ma saan nagu kellegiga kokku või ma unustan tihti juba viimasel ajal mingit Insta isegi teha nagu, ma ei tea, storiesi, sest ma näen nagu inimesi ja saan keskenduda ainult neile nii harva. Et siis ma pigem nagu olengi nendega ja ei ole üldse telefonis ega midagi, ainult ala mingi hoian telefoni laua peal, et kui hinnu või miskit SOS peaks olema. Aga jah, nii et aga ma tahaks midagi ikka filmida. Ma pole kaamerat siiamaani suutnud näppida, täiesti kohutav. Tahaks uuest nädalast plikad üle 2 nädala lasteaeda saada, siis juba üle 2,5 nädala. Seda sai 2 nädalat neil kodus istutud. Ja aga mine vii palun see kööki laua peale. No ja, no pane siia. Ja ma tahaks asjuga minna beebide trenni uuel nädalal, kui tüdrukud lähevad lasteaeda kohe. Ja miskit ma tahtsin veel öelda. Siis meil tuli välja, et me vist lähme järgmine nädalavahetus Soome. Sest Heinu vennal on sünnipäev, et nii-öelda üllatust tegema. Pekki. Ehk siis nädalavahetuseks Soome. Saab jälle üks tore trip olema perega. Nii et vaatame siis, mis saaks sellest kõigest siin. Ja mul hakkavad ju veebruaris nüüd koolitused ka. Loodame, et kõike jõuame. Aga ma teen meigi nüüd lõpuni, muidu ma jäägi siia mingi, ma ei tea, kui aeglaselt rääkima ja vahepeal mõte jookseb minema ja teeme kiiresti. Nii, vaata otsa. Ai, kus kadusid? Saskia. Noh, Noora. Vaatasin korra, kas ma oma kohvikest saan veel juua, aga nope. Sest see on juba külm. Igatahes jõudsime koju. Arstil läks nii hästi, et Nooral üks kõrv on terve, teine ikka punetab. Aga kuna ta kergelt punetab ja Nooral endal on nagu tuju hea ja märki, siis ei tahaks nagu kohe uut antibiootsi peale teha, siis leppisime kokku, et ma annan selle lõpuni ära. See mingi täna saab või homme saab mingi viimase tilga. Ja siis teeme veel 2 päeva Nurofeni ravi, et äkki annab järgi. Sain veebruari lõppu talle nina, kõrva, kurgu arsti aja ka, kes meid kunagi opereeris. Ja uue nädala alguses lähen uuesti nendega arsti juurde või noh, vähemalt Nooraga, et näidata kõrv ette, et kui ikka on punane, siis saab veel ühe antibiootsi. Tore. Nii. Ja siis tulime koju, natuke mängisime siin maja ees või noh, lapsed mängisid. Saskia suht jonnis ainult, siis suured natuke said mängida. Sorry. Suht jama ilm on selles suhtes, et jään mängida nagu õieti lumega ei saa, midagi muud teha ei saa, kõik on külm jääs. Ma ei tea, nii nõmelastega plõues ka nagu väga midagi teha.
ja siis tulime koju, tegin süüa. Saske läks nüüd tuttu ja nüüd ma vaatasingi, kell saab 3 ja ma peaks täna minema trenni uuesti. Jah, on kõik nõus. Ja Hinnu on Narvas ja ma ei tea, kas ta jõuab õigeks ajaks või jõuab jälle mingi 10 minutit kuni pool tundi nii-öelda hiljem. Ta ütles küll, et ta võib mu auto ja lastega koos viia nagu trenni. Aga ma eelistaks, et ma lähen ise. Sest ma tahaks, et Noora saaks täna trenni äkki. Vaatab, kuidas tal õhtul tujud on sellega seoses kõrva ja kõigega. Ja igatahes, et siis ma küsisin, et kuna mul ämm on hommikupoole, et kas ta tahab siia tulla, et lapsed tahaks ka teda niikuinii näha. Et Hinnu siis õhtul viib ta koju. Näe. Palun, tasakesti. Ja et siis vahet ei ole, et kui Hinnu jääb hiljaks, et siis ta ei pea mind nagu viima ja saab Noora viia trenni. Tal on ka nagu lihtsam. Oota, ära tee, see läheb maha. Kas tahad veel või ei taha? Igatahes siis ta pidi mingi aeg siia tulema, ta vist jõuab suht täpselt, nii et kui mina hakkan minema. Aga jah, nii et nüüd ma vaatasingi, et kell on 3:03. No võta siis palun. Näe, võta siit 3:03. Kodu on ka suht siuke, et huhuhuu. Nii et tervita, mis ma tegema hakkan. Koristama. Nii et koristame nii palju, kui ma jõuan ära ja oleme tublid ja siis õhtul lähme trenni. Kuigi kõik kohad valutavad, nii et see ei ole ka eriline siuke, kus ma tunneks täna, et tahaks täiega minna. Pigem see on siuke, et ei saa pead minema täna. Nagu mul kõik kohad nii valusad, see on lihtsalt kohutav. Aga kõik on näinud, kuidas ma koristan. Ja ma mõtlesin, et ma teen nii, nagu ma kunagi Instas alati jagasin. Et teen videoklipi, kuidas kõik on sassis põhimõtteliselt ja siis järgmine hetk on kõik korras. Sest mis te ikka vaatate, kuidas ma siin koristan ja asju ära panen. Nii et hakkame pihta. Oja. Nii ma sain ka siin koristatud. Ja nüüd hakkan kartuleid koorima, et kartuliputru teha teistele õhtuks. Ja siis ma vaatan, mis ma ise söön, ma ei teagi. Väga ei suuta midagi praegult, ennem sain kõhu suht täis. Eks õhtuks midagi ikka söön, aga kuna ma lähen trenni ja tulen suht hilja, siis jah, teen teistele kartulipudru. Nii et, mis see kell nüüd ongi, võtta? 3:04. No võt, põhimõtteliselt tunni pärast pean hakkama minema. Nii et kiiresti. Laskel ennem püreed ka alla. Ta saab ka pärast kartulipudru. Ma teen talle teises selles potis, teen talle tema kartulipudru. Ja siis käib seal tantsutrennis jälle ära. Ja siis ma pean pärast käima ema juurest läbi, nagu ma olen siin maininud. Ja mu naabrinaine tahtis ühte asja ka. Rohkem apelsini poest ja ma tahan ise ka seda sama asja, üks mingi koogivorm. Nii et siis ma lähen, ostan selle ka ära. Ja mul on niisugune tunne, et Saski ärkas. Kuigi ta võiks ju vastu pidada, kuni ma saan kartulid vähemalt kooritud. Teeme siis kiiresti. Ma sain kartuli kooritud, aga kiire update. Siin juhtus vahepeal paar asja. Nimelt alati
emana siukseid asju kuulates, siis mu süda lihtsalt tahab lõhki minna. Esiteks Noora oli, et emma, koristame kõik ära, et siis emme ei pea meie mänguasju koristama, et emma, tule, koristame ära, siis nad koristasid suure toa just ära. Või noh, ma olin eelnevalt ära koristanud ja siis nad olid nüüd mingid asjad laiali tõmmanud ja siis nad koristasid ära nagu Noora algatusele. Ja siis lihtsalt kuulda seda juttu, kuidas Noora räägib, et emma, tule koristame, et emme ei peaks koristama ja et mingi siuke jutt, siis ma olin mingi oh my god. Ja siis nüüd Noora läks oma tuppa Barbidega mängima ja siis ütleb emmale, et emma, kas sa tuleksid ka minuga mängima? Sellised hetked on siuke, et nii tore, et neid on nii mitu ja et on niimoodi võimalik ja Nooral on ka toredam ja emmal on toredam, et nad saavad koos mängida. Teised siukseid asju vahepeal nii hea kuulata nende kakluste ja kõige muu kõrvale. Aga ma sain kooritud ja Saskia juba nutab oma voodist, sest just ärkas. Nii et ma lähen võtan ta välja. Me taksosse. Taksosse me? No lähme.